Tere! Tutvustame teile loomade vedamisega tegeleva ettevõtte ja selle tegevuskoha registrisse kandmist ning tegevusloa taotlemist. Tulenevalt loomakaitseseaduse paragrahv 20.1 on loomade vedajal ja pikki vedusid teostaval vedajal loakohustus. Vastavalt loomakaitseseaduse paragrahv 20.2 lõige 4 tuleb tegevusloa andmed, see tähendab majandustegevusega tegeleva isiku, tema tegevuskoha ja loa andmed kanda põllumajandusloomade registrisse. Eelpool kirjeldatud protsess koosneb 3 sammust. Samm 1. Majandustegevusega tegeleva isiku andmete kandmine põllumajandusloomade registrisse. Teenuse kasutamiseks tuleb sisse logida PRIA iseteeninduskeskkonda ning valida klient, kelle esindajana soovite tegevusi teha. Seejärel valige horisontaalselt menüüribalt kliendi andmed. Teie eesmärk on kanda andmed põllumajandusloomade registrisse. Selleks vajutage nupule Lisan andmed registrisse. Teilt küsitakse üle kinnitus, kas soovite saada PRIA kliendiks loomapidajana või loakohustusega ettevõtjana. Seejärel vajutage nupule Lisan andmed registrisse. Esitage registrisse kandmiseks kohustuslikud andmed. Vajutage nupule Lisa uus kontakt. Ühe kontakti esitamine on kohustuslik. Valige kontakti tüüp ja sisestage väärtus. Ja salvesta. Kui välises registris aadress puudub või erineb tegelikust postiaadressist, siis tuleb esitada elu- või asukoha aadress, see tähendab postiaadress. Vajutage nupule Lisa uus aadress. Valige aadressi tüüp. Aadressi riik on vaikimisi Eesti. Kui aadressi riik ei ole Eesti, siis tuleb rippmenüüst teha vastav valik. Kui aadressi riik on Eesti, siis sisestage aadress. Näiteks sisestame aadressi Tartu, Tähe tänav 4. Sisestamise käigus kuvatakse otsinguvälja all automaatselt nimekiri aadresside valikutega, kus tuleb valida õige aadress. Seejärel sisestage sihtnumber. Vajadusel saate otsida numbrit Omniva kodulehelt, vajutades nupule sihtnumbri otsing. Ja salvesta. Kui olete esitatud andmed üle vaadanud ja veendunud nende õigsuses, siis vajutage nupule Kinnitan andmete õigsust. Kliendi andmete uuenemine võtab aega paar minutit, seega tuleb hetk oodata. Samm 2. Tegevuskoha andmete kandmine registrisse. Valige horisontaalselt menüüribalt Vana e-PRIA. Vajutage nupule Sisene vanasse e-PRIAsse. Küsitakse kinnitust, kas soovite vanasse e-PRIAsse liikuda. Vajutage nupule Sisene. Valige avanenud Vana e-PRIA keskkonnas teenused. Liikuge plokini Loomade register ning selle andmete esitamise plokist valige teenus Ettevõtte registreerimine. Seejärel valige ettevõtte liik. Registreeri loomade vedamisega tegelev ettevõte. Kuvatakse andmete täitmise vorm. Valige rippmenüüst alamliik, loomade vedaja või pikki vedusid teostav loomade vedaja. Seejärel vedamise viis. Kui teil on rohkem kui üks vedamise viis, siis vajutage ja hoidke all klaviatuuril kontroll-nuppu, kuni vedamisviisid on valitud. Järgmisena tehke valik veovahend. Järgmisena tuleb näidata ettevõtte asukoht kaardil. Selleks vajutage linki Vali kaardilt, mille peale avatakse Eesti kaart. Sisestage otsinguväljale katastriüksuse number
ja vajutage Otsi. Kui katastriüksuse numbrit ei tea, siis suumige kaart sisse ja otsige kaardilt asukoht, kus teie tegevuskoht asub. Seejärel valige ülevalt menüüribalt lisaobjekt ning liigutage ikoon tegevuskoha asukoha kohale ning tehke vasaku hiireklahviga klikk. Selle peale muutub aktiivseks nupp Salvesta ja lõpeta. Vajutage sellele. Oodake, kuni andmed salvestatakse ja pärast eduteate kuvamist vajutage nupule Sulge. Seejärel vajutage nupule Otsi ehitise aadress. Valige loetelust õige aadress. Selle tulemusena on vormil info ettevõtte tegevuskoha asukoha kohta. Seejärel täitke vastutava isiku andmed. Kui vastutava isiku andmed on täidetud, vajutage nupule Edasi. Kui andmed on korras, vajutage nupule Esita dokument. Kuvatakse eduteade, et dokument on registreeritud kanderaamatus, mille peale saadetakse elektrooniline kiri Veterinaar- ja Toiduametile, kes saab teada, et registrisse on kantud tegevuskoht, mille osas peab järgnema tegevusloa taotluse esitamine. Samm 3. Selleks, et taotleda tegevusluba, tuleb minna tagasi teenuste plokki. Valida loomade registri alt andmete vaatamise plokist hoone, ala või mesila vaatamine, muutmine ja likvideerimine. Teenuses kuvatakse nimekiri tegevuskohtadest, mis on teie esindatavate poolt registrisse kantud. Valige nimekirjast tegevuskoht. Saate seda teha vajutades tegevuskoha registreerimise numbri lingile, mille tegevusloa taotlust soovite esitada. Kuvatakse valitud tegevuskoha andmed. Tegevusloa taotlemiseks vajutage üleval paremas servas lingile Taotle tegevusluba. Kuvatakse tegevusloa taotluse vorm. Andmeväljal ettevõtte loomaliigid märkida loomagrupid, kelle vedamiseks taotlete tegevusluba. Andmeväljalt ettevõtte tegevussuunad, tootmissuunad, teha valik, veondus ja laondus. Lisage andmed personali, seadmete ja menetluse olemasolu kohta, menetluse üksikasjad ja varuplaan hädaolukordade puhuks. Eelnimetatud kirjeldused saab lisada ka plokis dokumendid, vajutades nuppu Lisa uus fail. Lisage soovitud failid, vajutades nuppu Browse, valida fail ja andmeväljale pealkiri, sisestada faili sisu iseloomustav pealkiri. Vajutage Lae dokument. Dokument lisatakse tegevusloa juurde. Korrake failide lisamist nii palju kordi, kui on faile, mida soovite tegevusloa taotluse juurde lisada. Kui kõik failid on lisatud, vajutage nupule Tagasi. Kui kõik andmed, mida soovite esitada, on ka lisatud, vajutage nupule Edasi. Seejärel vajutage nupule Esita dokument. Eduka tegevusloa taotluse esitamise korral kuvatakse eduteade. Dokument on esitatud, mille peale saadetakse elektrooniline kiri Veterinaar- ja Toiduametile, kes alustab tegevusloa taotluse menetlust. Head kasutamist!